Nii, ja oleme tagasi nüüd siis väikeselt pausilt ja Mikk saab jätkata oma mõttega. Hea võileivapaus on läbi, aga see lugude või loo jutustamine minu meelest ongi nagu selles mõttes filmis, et kui nagu otsida, mis on hea film, siis see lugu on see esimene asi. Et kui mõelda kõik need selle tehnilise poole peale, siis need on tänapäeval ju nii heaks läinud, eks ju. Et nii-öelda loomulikult professionaalsed operaatorid ei osanud mitte miski, eks ju, ja operaatori roll on ääretult oluline filmis. Aga kui me mõtleme nii-öelda korra nii-öelda tavalise või tavavaataja seisukoha pealt, siis see, miks me ühte või teist filmi vaatame, on ju peaasjalikult nagu lugu. Ja kui sa nagu näiteks tekib sul suur filmi vaatamise sisu ja vaatadki ära selle kolme reklaamtahvlit Linnaserval või mõne muu filmi või mõne sarja, siis katsu mõelda või katsume vaadata, et kuidas seda lugu meile jutustati. Ja kui sa nagu suure tõenäosusega märkad, et seda on jutustatud kuidagi nii-öelda läbi mingite viguritega või seda ei ole räägitud sulle algusest lõpuni, nii nagu me ennem rääkisime, et aju ei huvita kronoloogiline järjestus, eks ju, aju paneb asjad tähtsuse järjekorras ja nii tuletab ta sulle need ka siia nii-öelda meelde, eks ju, ja nii ka välja räägid, eks ju. Et võitegi selle harjutuse ise enda peas teha, et pange lihtsalt vabas vormis kirja oma eelmine nädala põnevamad sündmused, mitte jutustamisstiilid, ja juba saategi mingisuguse väikse stsenaariumi alge nii-öelda kätte, eks ju. Et see on jah, selline asi, mida ma olen siin nagu tähendanud ja mida rohkem filme vaatan, seda rohkem näen, et selline loo jutustamine tegelikult kogu aeg ajas muutub. Ja see muutub koodi inimestega ja kindlasti ei ole see nii-öelda lõpp ja vaid siit kindlasti annab veel edasi minna. Nii et see, millised lood on juba 5 või 10 aasta pärast, tegelikult tahaks näha. Kindlasti me näeme see aasta lõpus väga palju filme piirdusi. Tõenäoliselt need trendid kipuvad nii minema. Millised filmid sulle endale meeldivad? See on nagu väga hästi keeruline küsimus vastata, ma tean, aga kui sa peaksid kuidagi selle küsimusega kokku võtma ikkagi, mis oleks see vastus? No ma proovin jah, et loomulikult see keeruline, mulle tegelikult meeldib, et ma olen heas mõttes kõiges või, et ma olen vaadata dokumentaale, ma vaadata komöödiat, aga ütleme nii, et mulle ikkagi nagu meeldivad sellised heas mõttes draamafilmid. Ja mulle meeldivad väga hea looga filmid. Ma tahan, et see lugu mind puudutaks. Ma tahan, et see lugu läheks mulle korda. Näiteks sama näide, see reklaamtahvlite film, mis tõesti läheb mulle korda, sest ta on nii hästi jutustatud ja nii hästi tehtud. Et selline, rohkem ma olen ikka draamamees kui komöödiafilmi mees. Aga tegelikult ka väga tugevad dokumentaalfilmid lähevad korda. Sa töötad ka koolis tegelikult filmiõpetajana, eks ole, kui ma ei eksi, et kuidas sulle paistab, et kas tänapäeva noored on endiselt, nende jaoks on endiselt väga oluline või paljude jaoks jõuda kinomaailmasse kuidagi sisse, saada kas näitlejaks, režissööriks, et see on, ma mäletan, minu põlvkonna jaoks oli see väga suure osa inimeste jaoks ikka suureks unistuseks, et jõuda kinomaailma. Et kas see on endiselt niimoodi või on tänapäeva noored juba pragmaatilisemad ja mõtlevad rohkem, ma ei tea, IT-töö peale või on see kino ikka endiselt nagu sihuke üks esimesi kirgi unistusi, kuhu noor tahab jõuda või mitte? No, ma võin öelda, et Eesti koolides üha rohkem tuleb filmiõpet sisse. Üha rohkem on neid koole, kes toovad selle valikainena sisse ja seal on õpilasi. Ehk et see näitab seda, et see huvi nagu on ja ma tean ja ma näen, et õpilased tahavad saada kas filmitegijaks, režissööriks, näitlejaks, operaatoriks, aga ka helimeheks tahetakse saada või helikunstnikuks. Aga see kõik on ja mõnest saavadki. Loomulikult see nagu iga elukutse, see vajab hästi palju aega, pühendumust. Mitu korda tuleb läbi kukkuda, enam kui nii-öelda saadab sind edu. Aga mina küll ei ole. Kino on selline asi, kus on alati juba maagia inimesed tõmmata enda lähedale. Et kõik tahavad, kes hakkavad selle alaga tegelema juba kooliajast peale, saavad mõne valiktunni, siis see pisik ikka sisse nagu tuleb. Et see, et meil kunagi filmitegijate puudus tuleb, seda ma väga ei usu. Küsimus on, kuidas nad on koolitatud, eks ju. Ja loomulikult ka IT-inimestest tuleb puudus. Seda tahavad ka kõik. Teine pool tahab seda. Põhimõtteliselt sa juba vastasid ka mu järgmise küsimuse ära, mis ma oleks tahtnud küsida,
mis asi see on, mis neid noori endiselt siis selle filmi juurde tõmbab, et kas see on nagu kuulsus ja raha või ega, et sinu vastusest ma sain aru, et see on ikkagi pigem see müstiline miski, millest räägitakse, et see maagia, mis selle taga on, see kogu see pakett nagu midagi, mida sa tegelikult nagu ühest küljest iga päev tarbid ja näed, aga mille sisse sa harva näed nagu, mille taha, kaadri taha, just seda soov seda näha tegelikult läbi ja seest on see, mis noori tõmbab filminduse juurde. ja eks see täpselt nii ongi ja nagu keegi teeb seda raha pärast, siis ega selle, noh, ja kaugele selle motivatsiooniga ei jõua. Raha teenimiseks on maailmas 9 muud lihtsamat viisi kui see film. Ja oleneb, kui sa oled veel väikses riigis, siis ära arvad siin nagu miljonid liiguvad, et tuuris väga palju raha. Aga ei maksa meelt teita, et sellest on väga põnev, väga hariv ja saad ennast teostada. Sellest mõttes küll, jah. No ja nagu igal alal, siis kui sa suudad ennast tippu töötada, siis ega sa nüüd vaeseks ka ei jää, et nälga ei jää. Seda küll, loomulikult vaeseks ei jää. Räägiks lõpetuseks veel ka natukene uuesti Just filmist, et kuidas on noorel võimalik ise kaasa lüüa Just filmis, mis võimalused tal selleks on? Mitu võimalust on tegelikult. Esimene võimalus on see, et kui sulle väga meeldib filmi vaadata, siis 1. september kuulutame välja laste ja noorte žüriikonkursi, kus siis valime välja 5 noort ja 5 last, kes siis saavad festivali ajal ära vaadata 10 filmi ja valivad välja oma lemmiku, et annavad välja festivali parima lastefilmi ja parima noortefilmi preemia. Ja kui sa näiteks tahad ka korraldamisel kaasa lüüa, siis samal ajal saavad nüüd natukene vanemad noored alates seal 16 nii-öelda tulla meie festivali vabatahtlikuks, kus saab erinevaid töid teha, saab näha nimo tegemise köögi poolt, saab õppida kogemusi, saab ka festivali kaelakaardi, millega saab filme käia vaatamas. Piiramatult, jah. Piiramatult, nii palju aega. Ja saab nii-öelda esimese suure korraldamise kogemusi ja tegelikult seda võimalust kasutatakse iga aasta väga, väga hästi ära, et eelmine aasta üle 450 vabatahtlikku, mis on väga suur number. Aga noorel 1. september konkursid avanevad, saab justfilm.ee või post.ee lehelt vaadata ja ka ootame nagu tuleb. Ootame aga Justfilmile käia tegemist. Tuli väga. Enda poolt võin ka öelda, et olen isegi nii mitu noort saatnud noortekeskusest või mujalt enda projektidest PÖFFi vabatahtlikuks ja mitte ükski neist hiljem aastate möödudes ei ole öelnud, et see oli kogemus, mida nad unustasid paari nädala möödudes või mis ei oleks neid kuidagi muutnud või mõjutanud. Et see on kindlasti väga-väga kasulik kogemus igale noorele, kes tahab ennast proovile panna. Julgen kinnitada samamoodi. Ja saab jala üldse vahele. Saab sellest nii, et õigesti üles soovitan. Ja nii mõnedki neist noortest on ju praegu töölgi PÖFFil, eks ole, või käivad iga aastaselt vabatahtlikult. Muidugi, jah. See on hüppelava. Kui sa mõtled, kuidas nii-öelda alustada. Tule alustada vabatahtlikust ja siis saab edasi. Nii, aga ma loodan, et noortel oli seda meie filmijuttu huvitav kuulata. Kellele filmindus pakub huvi, siis Mikk hiljem nõustus ka jagama omaenda personaalselt lemmikute top 5, 10, mida võiks kindlasti vaadata üks filmihuviline noor. Selle ma postitan eraldi postitusena hiljem siia alla. Ja samamoodi oli Mikk nõus lahkesti ka mingit filmõppe materjale jagama, mida võid ka siis meie lehelt vaadata ja harjutada kätt filminduses. Aga aitäh sulle, Mikk, ja järgmiste kohtumisteni! Tšau!